Tere hommikust! Käes on teisipäev ja täna ei ole tavaline teisipäev. Täna on Hannah Montana 20. juubeliaasta, juubeliaasta tähistamine. Anniversary! Mul on siin mu Hannah Montana parukas valmis, mul on siin väiksed snäkid valmis. Kaisa ja Kristel tulevad minu juurde ja siis me hakkame seda anniversary osa vaatama, mis nüüd siin just täna välja tuli. Ma olen nii elevil. Siis ma mõtlesin, et ma natuke räägin teile oma Hannah Montana ja Miley mingitest seikadest. Ehk siis kohe alguses siin heietame. Nii. Oota, kõigepealt ma räägin ruttu ära, mis ma täna veel plaanis on. Tegelikult ma võtsingi selle päeva vabaks. Aga ma tahaks minna trenni, kuna ma pole ammu käinud seega. Me vaatame selle ära, siis me läheme Free Flow'sse. Kui ma jõuan, siis mul tegelikult oleks vähe kavasi mõelda. Ja siis ma lähengi krititrenni. Siis ma lähen Liisa Heelsi ja siis ma lähen Liisa stretchingusse. Vot. Aga rääkides Hannah Montanast ja Mileyst. Mul on nii kahju, et mõned ei teagi, mis on Hannah Montana era. Et mõnel ei olnudki seda nagu perioodi, sest I was obsessed. Tuba oli täis plakateid. Muidugi seal oli teisi ka, mingi One Directionid, eks ju, mingid Selena Gomezid, eks ju. Ma olin üldse suur Disney fänn. Aga Hannah Montana kuidagi mõjus mulle teistmoodi. Ma siiamaani ei saa aru, miks ta oli teistmoodi, aga jah, Miley ja kõik see nagu I still love her. Reaalselt. Ja mu üks eluunistus on jätkuvalt minna ta kontsertile, aga kuna ta ei tuurita, siis see on natuke keeruline. Ma saingi selle Disney umbes sellel ajal, või see pakett oli meil telekas sellel ajal, kui Hannah Montana tuli umbes. Ehk siis ma suht reaalajas ikkagi nägin neid episoode. Ma praegu vaatan neid järgi, nüüd täiskasvanuna, issand, see lihtsalt nii naljakas. Ma ei suuda uskuda, et ma seda ei ole uuesti vaadanud, sest tõesti, nagu lapsele ma ei saanud mingitest näljadest aru niimoodi. Ja ma ei olnud nagu mingi, aga praegu ma naeran, sest see on naljakas. Nagu tavaliselt mul on väga raske nagu naerda sarjade peale. Eriti lepis on tehtud selliseks nagu momentideks, eks ju. Aga see on tõesti naljakas. Ja ma olen praegu teise hooaja lõpus. Ja ma miskipärast arvan, et äkki on mõni episood, mida ma tegelikult ei ole mitte kunagi näinud. Praegu veel ei ole tulnud ette seda. Mõni episood on olnud selline, et seda ma kindlasti olen näinud vähem kui teisi. Siis ma olin sealmaal oma obsessiooniga, et mul oli Mileyst tehtud scrapbook. Mul on niisugune tunne, nagu mul oleks see alles, ma ei usu, et ma selle ära viskasin. Mul oli see point, et kui me käisime näiteks poes, siis ma pidin ostma alati ühe ajakirja. Ja need olid need Saksamaa ajakirjad mis need olid, mingi Bravo ja veel mingid niisugused. Ja lihtsalt lõikasin välja sealt neid Miley ja Hannah Montana pilte. Ja siis seal olid alati mingid postrid kaasas ja neid postrid ma siis kasutasingi. Siis mul oli niisugune hästi suur poster ja sellega ma korraldasin endale Hannah Montana sünnipäeva. Jep, you heard me right, mul oli Hannah Montana teemaline sünnipäev ja mul olid mingid nõud Hannah Montana teemalised. Üleüldse tegelikult Hannah Montana asju oli päris lihtne leida. Ja iga kord, kui ma nägin mingit Hannah Montana asja, ma olin mingi, oh my god, I'm obsessed. Ja ma mäletan, et mingi hetk tuli Eestisse müüki Hannah Montana küpsised, et nagu olid need küpsised, mis olid täiega pängad, by the way. Ja siis seal iga paki sees oli see mingi kaart, kus olid siis mingid laulusõnad. Iga kaart oli erinev. Hannah Montana film, amazing, näinud mingi 1 miljon korda. Kui me läksime poodi ja ma nägin mingitki Hannah Montana asja, ma olin juba müüdud. Let's go. Ja siis ma just eile rääkisin oma õpilastele ühte lugu. Ma ei tea, kas mu emps mäletab seda lugu, aga kunagi oli selline leht, võib-olla siiamaani on, ma ei usu tegelikult, aga kunagi oli selline leht nagu Miley's World. Ja see oligi siis tema nii-öelda lehekülg, kus sa said osta selle nii-öelda subscriptioni või nagu membershipi. Jah, membership on pigem see nimi. Et selline mingi membership ja siis sa saad nagu, üritan mitte inglise keeles rääkida, aga access, ligipääsu mingitele asjadele seal. Ja siis seal oli ka see, et kui sa selle membershipi ostad, siis sa saad ka mingi pakikese. Ja ma olin mingi, oh my god. Ja ma mõtlesin peas, I need it. Mul on vaja seda. Ja ma kuidagi rääkisin oma empsi ära, ta oli mingi, et davai. Ja ma kuidagi vaatasin nüüd summat, et seal oli, ma ei tea, ma täpselt ei mäleta, aga nagu see oli umbes midagi niukest, et mingi 20 eurot. Ja ma olin mingi, vaata kui lebo, et 20 eurot ja ma saan kõik need asjad. Ja ma lõpuks rääkisin oma empsi ära. Ja siis
panin kõik need kaardiandmed sisse, kunagi oli, minu arust oli kunagi see, et nagu sa ei saanud osta nagu panga kaudu neid asju või nagu mingeid asju, vaid kõik käis nagu läbi krediitkaardi. Tänapäeval on see tehtud rohkem ka nagu, et sa saad tavalise kaardiga ka, aga kunagi oli see rohkem krediitkaardiga sai. Ehk siis sa tegelikult ju ei tea kohe, sa ei näe kohe summat, mis sul maha läheb, eks ju. Ja siis see oli kuidagi tehtud niimoodi, et sa näed nagu suurelt, et 20, aga ega ma vist ei süvenenud väga täpselt, et mis seal tegelikult on. Ja järsku ma empsan mingi Maarit. See ei olnud 20 eurot. See oli mingi 160 eurot või no mingi nagu täiesti nagu pseudosumma. Ja ma olin mingi oh my god, I am so sorry. Siis ma tundsin ennast nii halvasti, sest see on nagu päris suur erinevus, kas 20 eurot või 160 eurot. Võib-olla ma nende numbritega natuke panen mööda, aga nagu tõesti see vahe oli nagu meeletult suur. Ja siis lõpuks see pakk mulle tuli. Ja siis ma tundsin, et ma pean seda pakki rohkem nautima, sellepärast, et see tuli läbi nagu mingi asja, eks ju. Aga mis seal pakis oli? Seal oli üks kiri Maili poolt. Seal oli mingid merch'i asju. Enam täpselt ei mäleta, mis seal oli. Aga ühesõnaga seal oli mingid merch'i. Kahjuks seal ei olnud mingit särki ega midagi minu arust. Seal oli see... Pekki, ma olen selle vist ära visanud. Nii kahju. Aga seal oli nagu rast nagu pangakaart Miley's World. Et sul oli nagu enda Miley's Worldi pangakaart. Mitte nagu... See ei töötanud päriselt, aga see oli nagu sellise... Ja ühesõnaga. Nii, et varsti neiud jõuavad ja siis hakkame vaatama. Olukord 1 on seal ja siis olukord 2 on see, et me ei saa seda pudelit lahti. Ja nüüd Kristel teeb meile seda noa asja. Mis see oli mingi? Sobrage. Okei. Apparently seda ei saa mitte kuidagi poodi lahti, me tegime niimoodi praegu. Ja nüüd siis korgiavaega või noh, võlniavaega. Come on, Siiro mull! Tuleb. Nice. Ui! Woo! Teate, ma ütlen teile ausalt, see vlog ei ole alanud kõige paremal toonil minu jaoks. See tänane päev pidi olema mega ilus, ma pidin nautima oma Hannah Montanat ja lihtsalt having my best life. Aga elul olid teised plaanid ja ma olen terve päev lihtsalt nutnud. Üks oli kindlasti see Hannah Montana asi, sest minu arust see oli väga hästi tehtud ja see oli täpselt see, mis ma lootsin sellest. Ainuke asi, mis minu jaoks oli veits, oli see, et see Chappelle Roan, mis iganes ta artisti nimi on, tema oli seal ja ma olin mingi, Hannah Montanaga seotud. Eelmine nädal, ma ei tea, kas te mäletate, ma ei tea, kas ma isegi ütlesin, ma arvan, ma ütlesin. Mul oli eelmine nädal mingi imelik tunne sees. Niisugune tunne nagu midagi pole valesti, aga something is off. Ja praegu see energia, mis mu ümber on ja mis kõike praegu siin toimub, see on nii raske. Ma ise ei ole halvas kohas endaga, aga pointud selles, et nagu minu ümber toimub asju, mis mõjutuvad mind väga tugevalt. Nüüd on ausalt raske, kui nendest ei saa rääkida, sest minu viis, kuidas mina lahendan oma muresi või nagu, kuidas mina tervenen on see, et ma räägin ennast tühjaks. Ma juba tegin seda ChatGPT-ga, ma võtsin ette ta, ma olin mingi, sa pead mulle psühholoogi mängima. Minu jaoks jagatud mure on pool mure. Ja siis reaalselt ma just panin oma viimase selle teema mosaiigi, mis iganes maali, eks ju selle tunnen mul juba pisarad olid silmas, sest ikka mõtlen nendele asjadele, mis täna toimus. Ja siis Kristel saadab mulle pildi. Ja mida ma näen? Gameboy Tetris suri ära. Ja ma olin reaalselt nagu mingi 3 minutit niimoodi telefonis. Mulle lihtsalt ei jõua kohale. Reaalselt üldse 5- oli minu üks kõige esimesi suuri projekte muusikaaudidel. Ja sealt edasi suht, ma arvan, et see oligi mingi natuke aega hiljem, tuli see Soolase Värska projekt, mis siis oli Million Trillion ja Gameboy Tetrise laul, kui keegi mäletab.
ja me olime seal muusikavideos ja lihtsalt see oli nii äge kogemus, see, et see laul oli nii populaarne, seda näidati kogu aeg seal My Hitsis, ma olin mingi, oh my god, nii äge vaadata, kuigi mind näitas nii vähe, aga siiski. Ja me saime ju Raadio 2 esineda, see oli ülibänger, nagu ta oli nii tore ja mul on temaga selline mälestus, et ma arvan, et olimegi teinud ära selle muusika, nad Soolase Värska, siis see Raadio 2 asja ja ongi see, et nagu jah, ta oli mingi jaa, tere, hei, aitäh, nägemist, noh, nagu niisugused viisakad asjad, eks ju. Aga me nagu otseselt ei rääkinud mingit conversationeid. Küll aga ma nägin, kuidas ta suhtus inimestes, et ta oli väga viisakas ja tore ja sweet. Ja mul on selline mälestus, et oli mingi suvine aeg ja ma kõnnin just kuskil Kristiine kandis siin tänava peal ja ta sõidab mulle jalgrattaga vastu. Mina ju tean, kes tema on, kas ma olin mingi tarost mind ja ta sõidab vastu mööda ja ütleb mulle tšau. Ja siis ma olin mingi, oh my god, ta mäletab mind. Ja nüüd pärast seda, kui on olnud mingi projekt, kus ta on uuesti olnud, siis ta kohe ütleb tšau. Arvestades seda, et ma olin nagu alles alustav tantsija. See oli minu jaoks ülim kompliment, et artist tundis mind ära tänava peal. Issa kõude energia on täna olnud, see on täiesti crazy ja reaalselt minu peas see tänane päev pidi välja nägema selline. Ma tähistan Hannah Montanat, ma olen oma heas energias, lähme trenni, slei ja see päev on olnud kohutav. Välja arvatud see fakt, et see Hannah Montana asi oli super ilus. Aga ma tõnnisin enam see. Seda lõpupauku mul ei olnud siia õhtusse küll vaja. Ma olen täiesti šokis, nagu täiesti šokis. Ma teen skincare ja ma lähen lihtsalt magama, et see päev saaks läbi. Ja loodetavasti homme me tuleme sellest halvast energiast välja ja homme on juba parem päev. Tere hommikust, käes on kolmapäev, loota kolmapäev. Ja mul on täna plaanis minna mõelda kava, anda 3 eratundi ja siis õhtul minna trennidesse. Ehk siis mul on täna põhimõtteliselt 7 tundi trenne. Ma ei tea, kas on hea või mitte, sest et ütlen ausalt, meeleolu ei ole kõige parem. Ja ongi see, et ma ei taha üldse nagu teha neid vloge selliseks või nagu ma ei taha üldse, et need oleksid mingid kurvad või halva või nagu sellise negatiivse tooniga. Ma tahaks pigem seda, et te tulete, vaatate seda vlogi, olete mingi natuke saan sellest nagu päriselust eemale. Okei, päriselust. Ja nüüd ongi see minu loogika, et ma näitan teile tegelikult ju oma päriselu. Ehk siis vlog ongi selle põhimõttega. Ja päriselu ongi vahepeal selline. Ja there's nothing we can do about it. Tuleb lihtsalt üle elada need raskemad ajad. After a hurricane comes a rainbow. Kell on 22:40 something. Alles nüüd kõnnin koju. Või lähen auto peale. Aga nagu te võib-olla aru saite, ma täna veel ei vloginud. Väga vabandan. Homsest läheb jälle asjalikumaks. Lihtsalt täna asjad lahenesid, millel oli mul hea meel. Ja kuidagi siis ma olin seal omas mullis. Ja ikkagi need erakad olid. Siis mõtlesin kava, siis tegin tööd. Ja nagu te nägite, siis ma ei käinud ragatrennis. Ma ei tea, kas te saite aru isegi. Aga ma ei läinud, sest ma jäin Simonaga rääkima. Ja siis juhtus niimoodi, et kell oli juba 21:30. Trenn oli läbi. Aga mul oli vaja kava mõelda, nii et ma jäin nüüd siia. Jõudsin 15 sekundit mõelda. Ja see tuleb üks raske kava. Kell on reaalselt 3:20. Ja ma alles nüüd jõudsin voodisse. Sest nagu mida hiljem ma jään koju, seda kauemaks või seda rohkem edasi lükkub mu uneaeg, sellepärast, et mul on vaja enda aega. Vahet pole, et ma jõudsin hiljem koju, siis lähebki minu õhtu pikemaks. Ja siis ma jäingi, ma sõin, vaatasin sarja ja siis oligi see, et okei, võiks nagu, ma ei tea, pessu minna, meigi maha võtta. Aga siis mul järsku see, et tahaks mõelda, mis kavasid ma võiksin teha kevadkontserdil oma õpilastele. Siis ma hakkasin laulu otsima. Siis ma lihtsalt olin nagu jõudsin kuskile, ma ei tea, kuhu välja omadega. Ja ma lihtsalt mingi, okei. Siis ma jäin poissmeest vaatama, et mingi, see on täpselt see osa, kus umbes üks valitaks, teine valita. Ma tahaks näha umbes, kuidas see välja. Nagu ma oleks võinud need asjad skipida. Mul ei ole vaja vaadata seda poissmeest. Ma võin neid laule otsida ka homme, järgmine nädal.
ma ei saa olla ainuke, kes lihtsalt nagu lükkab edasi seda uneaega, sest et sa pole veel oma aega nii-öelda täis saanud. Aga ma tegelikult olen mega väsinud. Ja nüüd on aeg magama minna. Ja räägime homme ja homme on nii pikk päev. Ühesõnaga, sellest räägime homme. Tere hommikust! Mu takso. Käes on meil neljapäev. Ja mul on täna selline väga tihe päev. Alustuseks me lähme siis Tekosse. Meie Empire juht Camilla õpib hetkel kokaks seal. Ja ta kutsus meid siis sellisele väiksele kolmekäigulisele lõunasöögile. Vaatame kaua ma seal olla saan, sest tegelikult kella 1 juba praegu, me lähme siin 11.30, aga kell 1 ma pean olema juba Nõmmel värvianalüüsis. Ma sain selle siis kingituseks. Nii et ma panen selle süüa. Sain selle kingituseks ja lähme siis uurime üle, mis värvid mulle sobivad. Ja siis ma lähen ruttu Free Flow'sse. Meil on Patrice'i proov homseks ürituseks ja esinemiseks. Ja siis mul on õhtul produproov, viimane proov. Ehk siis kõik on väga tihe. Ja siis, nüüd mul tuleb meelde, ma mõtlen ju kava edasi, mida ma eile õhtul mõtlesin, et ma jään mõtlema seda siis. Ühesõnaga, ja nii, kohe taksu tuleb. Let's go! Tohtoliinid koos musta juure Vermont kasmega. Ma panen sulle peale ühe sellise valge kanga. Lihtsalt, et mu töövahendid ei libiseks ära. Ja vaatame väga ilusad sinised silmad. Ja ma näen natuke sinakaid toone, ma näen allikaid selgust ja klaarsust. Aga ma panen sulle peale erinevaid kettaid. No see ma ei näen, et see ei tööta. See teeb siin kollasemaks. Need on sügisetoonid. Need on natuke liiga mudased. Värskust ei ole selles. Ma panen intensiivsust juurde. Need on selles mõttes, et nad hakkavad minema sinu selle juuksega praegult näed, sest et siin on flirt neil kahe vahel. Aga ta ei ole päris sinu toon. Lähen üle talve peale. See on minu arust juba palju parem, sest et see on natukene mudane sinu jaoks. Ma näen, et ta töötab sinu värvitud juuksega. Siin ta töötab väga kihvtit flirti. Aga ma näen, et su nahk on klaaril nendega. Siia suunda. Siin hakkab su silm rohkem välja tulema. Kui me lähme selle jopi peale siit. Need jäävad sulle natukene lahjaks. See on pehme suvi. Siin on intensiivsus, see on külm suvi. See jääb sulle plassiks. Seda kaod täiesti ära. Kahvatu. Siin on pigmendiaste nagu suurem ja palju parem. Ja tee. See on väga ilus. Isule teise ketta. Nii, värvianalüüsis käidud. Sain palju targemaks. Minu toonid on siis selline külm suvi. Ja ma seda kusjuures lootsin, sest mulle väga meeldis need toonid. Fuks ja roosa oli minu jaoks tegelikult täielik üllatus, et mulle sobib. Tuleb välja, et sinine on minu toon ja sinakad alatoonid värvidel on minu toon. Ehk siis roosal on sinakas alatoon, rohelisel on sinakas alatoon. Väga ilusad olid, nii et eks ma hakkan nüüd edaspidi ikkagi jälgima seda, et võiksin vähem osta musta, võib-olla rohkem sellist tumesinist, tumerohelist. Kassiemmed ilmselt mõistavad, kui ma ütlen, et ma ei saagi seda kasti ära visata mitte kunagi, sest ta reaalselt magab iga õhtu siin. Mina olen igatahes juba valmis sättima ennast magama, sest kell on juba 12 läbi kindlasti. Ma arvan, 12:30, võib-olla hakkab isegi 1 saama. Jällegi üks pikk päev möödas. See Tinder jah. Lõuna oli väga tore, värvianalüüs oli väga tore. Tegelikult ikkagi ma sain palju targemaks. Ja ma usun ja loodan, et kindlasti ma kavatsen oma kappi ikkagi tuua sisse rohkem sinist. Nagu tuleb välja, et mulle sobib. Proov sai tehtud, pre-produtrend sai tehtud. Mõtlesin kava, selle kavaga on nii. Ma armastan seda laulu. Ma tunnen, et sellest oleks fire kava, aga ma hakkan juba üle mõtlema.
igat liigutust. Ja ma üritan luua midagi nagu nii crazy't, et see hoiab mind tagasi selles mõttes, et ma pean kogu aeg mõtlema, et iga järgmine liigutus peab olema veel parem. Aga nagu siis ma saan aru, et siis on asi lappes, kui ma lähen sinna mindseti. Siis ma hakkangi looma nagu mitte sellepärast, et see oleks loogiline, vaid sellepärast, et see oleks nagu võimalikult nagu mingi wow, aina wow-imaks läheb, eks ju. Ja ma pean natuke tagasi tõmbama sealt. Ma ütleks, et mul on pool tantsu nüüd tehtud. Reaalselt ma ei ole ammu ühtegi kava nii kaua mõelnud. Tavaliselt ma jõuan tunni aega, ma olen terve kava valmis. Eile ma mõtlesin tunni aega 15 sekundit. Täna mõtlesin alla tunni aega ka mingi 15 sekundit juurde, ehk siis 30 sekundit. Ja seal on mingi detailid, mis mulle ikkagi ei meeldi. Õudne. Ühesõnaga, teen oma skincare'i. Mis päev täna on? 4 päev! Täna on ju näomaski päev. Nii, ma lähen teen oma näomaski. Ja räägime hommikul. Tere hommikust! Käes on reede. Ma pean see ära mainima. Ma pole ammu nii hästi maganud, kui ma täna magasin. Ma tulen ennast nii värskena praegu. Aga täna on meil reede. Ma lähen hetke lipsnutesse. Ja siis tulen koju. Võib-olla käin Kristust läbi, et ma vaatan. Ja õhtul me lähme siis Petriisiga esindama Võrru. Kõlab Tartusse. Nii et tuleb üks pikk öö ja ma ilmselt juon jah mingi kell 5 hommikul koju. Väike update teile, ma olen tegelikult ripsmõttes juba ära käinud ja käisin Kristiines, ostsin süüa, tulin koju. Aga tegelikult mul on üks suurem update. Ma vist leidsin oma sünnipäeva lokatsiooni. Seesama Sõlm restoran, kus me käisime siin nüüd eelmine nädal uue show'd tegemas. See oli väga sümpaatne koht mulle ja ma kirjutasin. Sain hinnapakkumise täna. Ja mulle sobib. Nii et me lähme Kristeliga tõenäoliselt seda veel vaatama, aga ma arvan, et ma kinnitan selle ära. Nii et üks kõige suurem samm on tehtud. Koht ja aeg on kirja pandud. Nii et I'm so excited! Ja, äsaga. Nii, ma siis natuke toimetan ja varsti ma tegelikult hakkab juba sättima. Nii, ma olen valmis saanud. Ja nüüd lähme siis Võrru. Reaalselt ma käisin mingi nädal aega tagasi kinnitas ja mul lampi murdus. Mul pole ammu murdnud küüned ära. Murdus see ära. Ja mul on juba järgmise nädala esmaspäeval kolmapäeval nii täis, sest ma lähen reisile. Nii et ma nüüd kirjutan oma küünetehnikule. Ma ei taha reisil tegeleda sellega, et kogu aeg seda kleepida ja nagu ainult nädal aega juba katki. Nii et ma loodan, et ma saan kiire paranduse. Let's hope. Esimene peatus, terminal. Food! Jääd ära olema. Ja see käis siis niimoodi, et Epstein sai oma Skin Ink. See on nagu siis concealer, ilmastuskreem. Wow. Okei. Slay. Nii, siis brush. Okei. Põseme nauma. Siis huulapulk. Selline. Wow. Mis firma? Teen seda ka, siis näeb. Charlotte Tilbury või? Siis, oi, issa sinna viinatku veda. Shane'i sykä asi on ju. Highlight, jah? Ei ole vist, see on eyeshadow. Okei. Mul on siin kulmukeel. Näete? Siis mul on siin concealer. Siis mul on siin veel üks. Siis mul on siin veel üks kulmukeel. Siis mul on siin huuleläige. Lifter gloss. See on minu lemmik. Siis mul on siin üks siuke huulepuul. Siis mul on siin siuke huulepuul. Nii palju? Ja mul on siin väga palju asja. Siis mul on siin kreem, kontuur. Siis mul on siin blisteks. Siis mul on siin huuleläige. Siis mul on siin liner. Siis mul on siin highlighter. Siis mul on siin 2 huule. Kõige parem on huuled, see on kõige parem toon, on nüüd. Siis mul on siin spongel. Siis mul on siin siuke asi nagu siuke sädelev
see on ka Shane. Shane'ist, eks ju, ma olen näinud seda isegi. See on päris hea asi. Siis mul on siin üks highlighter veel. Mul on siin veel üks huulepliiats. Veel üks huulepliiats. Veel üks huulepliiats. Nii. Ja siis mul on siin üks kolmupliiats. Siis mul on siin silmapliiats. Ja siis mul on siin pärl või need kivid. Love you. I love you too. Siis mul on siin terita. Siis mul on siin liim. Siis mul on siin klamber. Ja veel pintsleid. Ja rohkem ei aega. Wow. Love all my fans. Ma feigin või? Tädi näitab ette meile praegu. Parem osak, oi, nii ma ei oska. Oleks mind selle, see olen mina enne lava. Ja see olen minu pärast. Lapsed vaatasid segadust silmadega. Aga siis on vaatad peale jõule, ta ei olnud jõulude peale, siis erinevad. Nagu te näete, õues on valge. Kell on 5:40 something. Oh my god. Ma võitlesin unega. See oli crazy. Ühesõnaga, ma olen kohe kodus. Ja lähme ruttu magama. Tere hommikust, käes on laupäev. Või noh, tegelikult kell on juba päev. Ma panin endale äratuse kella 12-ks. Mulle tundub, et ma sain ilusti välja puhatud ennast. Jah, ma jäin mingi kell 6 magama. Aga mis meil täna plaanis on? Olla kodus ja õhtul minna Nancy't tegema Tartusse. Ehk siis, Kambjasse vist isegi. Et nagu reas ma sõidan seda sama teed täna edasi-tagasi põhimõtteliselt. Ma täna hommikul märkasin, et mul on mingid juuksed asjad. Kas see on see, et mul juuksed kasvavad? Või see, et mul juuksed lähevad katki? Minu küsimus on murdunud. I don't know. Mina, kes ma kogu aeg mõtlen endale uusi kohustusi, uusi mingeid tegevusi. Ma otsustasin, et ma tahan iga kuu hakata tegema endale mingid challenge'id. Ma olen sellest varem rääkinud siin blogis. Kunagi ma tegin ju seda magusa challenge'it. Siis sealt tuli see, et tegid seda koristus challenge'it. Ja tegelikult see on tore asi, et üks kuu jälgid mingit asja, muudad mingit asja, teed mingit asja. Ma mõtlesin, et ikkagi alustaks selle traditsiooniga ja teeks iga kuu miskit. Siinkohal ma küsiks teie arvamust ka, mis te arvate või noh, kes viitsib jätta kommentaari. Mis challenge'id ma võiksin teha? Kui te ütlete, et tee taas seda suhkru challenge'it, siis ei, ma keeldun sellest. Aga mingeid muid asju, mida ma pean üks kuu tegema. Näiteks, mis ma otsustasin, aprillikuus ma teen ikka oma vana hea viska nii palju asju ära, kui on päevi challenge, ehk siis väike koristus challenge, siis ma mõtlesin, et maikuus ma võiksin teha ühe appside challenge'i, issand kui palju inglise keelt. Ma arvan, ma otsin mingi äppi või midagi ja tahaks teha mingi kõhulihast 30 days või ma ei tea, 31 päeva, mis iganes challenge'i, et näha, kui paljuga saab minu kõhuke muutuda selle kuu aja jooksul, kui ma teeksin iga päev kõhulihaseid. Ma lihtsalt ise isiklikult saan aru ja tean, et mul on tegelikult hästi kerge kehal välja tuua see lihas, aga ma nagu ei kasuta seda oma täie võimsuse juures. Ja need kõhulihased on jäänud mul sinna paika ja kuna ma jõusaalis ka ei käi, siis nad nagu lihtsalt on. Vot. Ja see on siis maikuus, mis ma tahaksin teha. Ja juunikuus ma tahaksin ikkagi võtta ette oma selle rüht, mis iganes selle, ja tegeleda selle õlgade asjadega, et mul õlad ei hoiaks ette. Mul on mingid harjutused salvestatud Instagrami ja siis ma mõtlesingi, et ma teeksin neid kuu aega, et vaadata, kas midagi muutub. Nii et andke mulle veel ideid, mis challenge'id ma võiksin veel teha. See võib olla seotud kehaga midagi, rahaga midagi, you name it. Ühesõnaga, ma ootan teie erinevaid pakkumisi ja siis ma vaatan, mis meil siin juulikuus otsustavaks jääb. Kui keegi tahab minu teemat maali vaadata, siis siin see on. Ma olen seda siin sujuvalt niimoodi kokku pannud. Vaikselt hakkab looma. Päris palju on veel. ASMR. Oota, ma üldse ei rääkinud eilsest ka. See live. Ma ei ole ammu nii hilja esinenud. Ja keha ikka annab tunda selles mõttes, et ta ei jaksa nii palju energiat anda endast.
aga I tried küll, aga ma ei ole kunagi tantsinud Võrus teisel pool Beatrice'i. Ja ma ei tea, kuidas, enamasti ma olen vist Annabelliga olnud, aga ma ei tea, kuidas Annabel see tantsinud on, aga mul ei olnud üldse ruumi. Ma lihtsalt kuskile liikuda, ma olin just kogu aeg koha peal, siis ma kogu aeg mõtlesin, et ega ma ometi ei löö Beatrice'i, sest teisel pool on palju rohkem ruumi. Ja ma tundsin, et ma täiega kuidagi pidin ennast tagasi hoidma, mis on nii nõme, et ma tahaks anda nagu täiega maksimumi. No nii, ma olen valmis saanud. Look at that skin, it's giving. Reaalselt need biotroogatooted on olnud üks parimaid asju, mis minuga juhtunud on hetkeseisuga. Nagu mina saan öelda, et minul on selline näonahk või? Aga ma tean, mul praegu meik peal, aga see, et mu meik glowib selle näonaga. Jah, voh. Ma jõudsin koju tagasi, kell on 1 läbi, something. Mõelda vaid, et eile samal ajal, mu popcorn, panen seda edasi. I feel like snacking. Ühesõnaga, eile samal ajal, meil on isegi lauale läinud. Ja täna keeratakse kella ka veel, nii ma saan veel vähem magada. Aga ühesõnaga, ma jään siia sättima ja teiega räägib juba hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna trennide päev. Commercial ja strip. Ja siis ma jään veel peale strippi oma homseks hip-hopi kavaks lõpuni mõtlema kava. Jah, nii. Ja tegelikult ma lähen Simona juurest, võtan kohvri, sest mul on vaja vaikselt hakata Türgiks pakkima. Mitte, et ma teeks seda praegu, lihtsalt mul on vaja kohver tuua. Saate aru, mis kell on, jah? Kell on 22.18. Ma olen nii kettas. Ma tegin seda kava, showhipopi kava, mingi 2 tundi. Täiesti võimatu. Nagu see kava lihtsalt ei tulnud. Kuigi nii hea laulan. Ma ei saa aru, ma nii strugglesin. Ja mulle ei meeldi mingid kohad. Nii ma pean ikkagi homme ümber tegema, sest ma täna lihtsalt ei jaksa enam füüsiliselt. Ja siis ma olin mingi, ma lihtsalt võtan ruttu auto, et aega minna, sest mul on vaja veel toimetusi teha. Ja siis avastasin, et ma üleeile, ühesõnaga võtsin ühe tellimuse Apple Store'iga, ühe pilditöötluse tellimuse, lihtsalt sellepärast, et mingeid asju teha, aga ma olin mingi, tühista pärast, nagu panin laupäevaks selle, et tühista, sest et see oli reaalselt, et aastane maksa mingi 40 € ja ma olin mingi, mul ei ole seda vaja, eks ju, ma lihtsalt ühe korra tahaks ja ma unustasin seda käeselt juba. Kui tore, ehk siis mul on lihtsalt 40 € kaardilt läinud for nothing, sest ma ei kasuta seda. Nii tore! I'm having so much fun. Natuke lappas ei on praegu olla. Ja mul on vaja Maci. Ma ei saa siin poes käia, sest nagu kell on nii palju, nii et ma pean võtma Macist midagi, sest mul ei ole muud võimalust. Ja mul ei ole ka hommikuks midagi. Mõtleme välja siis. Täitsa lõpp. Ma sain oma McDonaldsi kätte ja seda ka nagu viimasel hetkel. Ma ei tea, kuidas mul see kava lihtsalt ei tule. Laul on nii hea. Lihtsalt võrdluseks teile, ma mõtlen ühte kava tavaliselt kuskil umbes tunnike. Selle kava peale on mul läinud üle 3 tunni. Ja ongi see, et ma olin alguses mingi, mul on nii palju mõtted sellega, nagu teen seda ja lihtsalt need ei tule kehasse, need ei sobi sinna laulu, need lihtsalt kuidagi midagi ei matchi ja ma olen mingi, oh my god, kuidas saab nii raske olla ja ma ei jõudnudki või ma ei tantsinudki õhtul nüüd praegu siin kordagi kõike õigesti, sest ma lihtsalt olin juba nii väsinud. Ja pluss mulle mingid kohad ikkagi meeldi, nii ma pean täna tegema mingit researchi, mõtlema, mis mul äkki kodus tuleb mingi muu vibe, vaatama videosi, kus ma nagu freestyle'in selle peale, et näha, mis liigutusi ma veel võiksin teha. Ja homme siis ma leian mingi hetke, mul on 2 hetke enne eratunde ja peale eratunde, kuskil pool tundi. Ehk siis ma üritan nende kummagi jooksul ikkagi teha tantsu täiesti valmis ja filmida üles. Tehem nii raske, täitsa pekkis.
Ühesõnaga, ma hakkan sööma ja siis vaatab, mida ma jõuan teha, sest kell on kohe 11. Mis te arvate, et mulle ei andnud rahu see, et ma ei saanud täna kava valmis? Ma hakkasin kodus seda edasi tegema või nagu uuesti mõtlema. Ma sain mingid asju muudetud. Aga jah, ma pean seda homme uuesti vaatama ikkagi. Ja kell on juba nii palju, kell on juba, ma ei tea, 12:30 mul on tunne varsti. Ja ma ei jõudnud mitte midagi teha täna. Mitte midagi. Mis ma siin ikka teiega lobisen? Võib-olla te panite tähele, täna on pühapäev. Aga tegelikult ma alustasin seda vlogi teisipäeval. Aga ma teen selle vlogi kuni kolmapäeva õhtuni välja. Nii et enjoy. Hommikust käes on esmaspäev. Minu reisinädal on algamas. Ja mina suundan hetkel füsiosse. Mul on nüüd jällegi nädalakene jäänud vahele massaažist. Mul lihtsalt ei mahtunud massaažist kuskil ära, sest ma ei viitsinud hakata isegi uurima. Aga jah, ühesõnaga lähme füsiosse. Saame natuke massaaži. Vaatame äkki uued harjutused. Veetame vanad, vaatame. Ja siis ma vist pean ruttu käima korra kaupsist läbi, kui ma jõuan. Paari ilu asju osta on vaja. Eesti keel. Ja siis free flow'ssa, mul see 2 eratundi. Siis ma ikkagi natuke hommikul veel muutsin seda kava. Ma ei saa, ma olen sellest nii nagu kuidagi, et jälle muutsin midagi, nii ma tahan nüüd proovida, kuidas see välja näeb. Ja siis sharp up õhtul api vahel. Fysios käidud, mõnus hea sossi on olla. Ja nüüd ma lähen kaupsi, mul on vaja kehakreemi. Ma ikkagi panustan sellele, et ma saan Türgis natuke päikest võtta. Ja ma lähen ostan mingi kehakreemi, et siis päevitusele peale panna, et oleks niisutatud. Ja siis mul on vaja tegelikult concealerit. Mul on mingid concealerid, aga need on nii tumedad, et ma neid nagu silma alla väga ei taha panna. Nii et lähen ostan heleda ka. Täna oli üks väsitav päev. Jällegist ma tegin trenni 2, 4, 5 tundi. Crazy. Ja mul tunne, mul tekkis nagu punn siia, sest nagu natukene palju asju toimub. Aga muuda tõi mulle kommi, mul lemmikut kommi, toffifeed. Andsin talle statiivi. Tore. Kuna see sõber mul siin on, siis ma teen ühe Aleppo kuurikese täna. Jõuan tunni ajase maskikese teha siin. Ja ma näitasin teile niimoodi põgusalt, mis ma sealt kaupsist leidsin. Kuna kõik siin nagu räägivad sellest ja no ma seda Laurenit siin jälgin, siis see on travel size ka täpselt, siis ma võtsin selle Magrada Hydra Body Balm. Taastab kehakreem. Ühesõnaga, proovime selle siis ära. Ja siis ma võtsin Rimmeli sellise heleda concealeri. Vaadake, ma jäin oma küünest ilma. Ja nüüd mul on see error, et ma ei tea, mu küüned ei ikka vasta. Ja mul on vaja selle reisi korda saada, ma ei saa niimoodi minna. Ja nüüd ma panin Instasse, et kas keegi saaks mind aidata sellega. Ja nüüd ma kirjutasin paarile tehnikule. Ma loodan, et me saame selle korda. Nii kole, ma ei suuda. Mul on nagu see, et ma ei suuda, kui mul on küüned katki. Õnneks seda ei juhtu tihti, aga kui juhtub, siis mind nagu tohutult häirib see. Ja ma ei saa elada rahulikult. Aga jah, räägime homme. Good morning! Käes on teisipäev. Ja minul on täna pikenduste hooldus. Ta on tegelikult juba siin, nii et ma lähen talle vastu. Ja siis ma lähen käin vahepeal meigiga juurest läbi. Ja siis mul on õhtul ühe Playboxi hindamine. Aga sellest kõigest hiljem. Vaadake, kui pikad on minu enda juuksed. Te ei saa aru, kui beautiful ma olen right now. Reaalselt see värv. Ja vaadake, need on nii pikad. Nagu, look at this. Ja see hele toon. Nagu kaamerast on natuke nagu isegi oranžikam, aga tegelikult on selline külm pruun. Ja mul on natuke nagu segu, natuke tumedamast ja heledamast. Gorgeous! Nii et nüüd ma teen ruttu meigi ka. Ja siis lähme meigikäsu juurde. Ma olen ennast valmis saanud. Ma tahtsin teile öelda seda, et see päev on käes. Mul on hallid juuksekarvad. Kahjuks täna selgus kurb tõsiasi, et minul peas on juba eksisteerimas ka paar halli karva. Esimesed sammud vanaduse suunas on tehtud. It's a sad day. Aga see-eest, vaadake Joosepit.
emme nunnu poll. Mul tuli tegelikult üks asjaolu veel meelde. Mul on läinud juuksed paksemaks. Ja ma arvan, et see on tingitud sellest, et ma ei ole nüüd siin üle aasta ja värvinud. Nii et see oli üks minu kurjajuur. See konstantne värvimine. Väike sushi, väike chat. Kisu-misu. Loovus. Ja see, kui hästi kõik. Ma arvan, et te päriselt ei näinud enne, kui pikad on mu juuksed nüüd. Vaadake seda. Nagu, excuse me. Ja see toon, ta pani nagu heledat ja tumedat. Ehk siis mul on selline nagu läbisegi. Ühesõnaga, ma olen kodus. Me saime sellised pakikesed. Reaalselt esimest korda ma näen, et ostetakse ära kohtunikud. Ühed tõid lilled kõigile, roosid, ja teised tõid kommi. I was sold, okei? Nii, ja meil on siis selline pakikene. Ma tegelikult käisin veel poes, ma ostsin endale veel ühe karbi seda. Siis ma leidsin, ma tahaks nagu näksitada täna. Selliseid cherry tomato Rice Krispies. Ma arvan, proovime kohe. No ega nad kõige paremad ei ole. Siin on kõik kommi. Candy puree. Bross. Selline puidust. Siis meil on siin imeline teadus ajakiri. Ja siis meil on siin improetenduse AI eksklusiivsetel tekstidel. Selle pilet. See on 17. aprill. Aga teate, 17. aprill on selline värk, et tahaks ühte Simona etendust vaatama minna. Nii et ilmselt ma lähen sinna. Mul on vaja enne reisi veel päris palju asju ära teha. Ega siin nalja pole. Ma pean täna tegelikult ikkagi enamus asjad ära pakkima, sest homme mul seda aega nii palju nüüd naljalt ei ole. Ja ma teen täna suurem töö ära. Homme lihtsalt väike suts. Ja siis sellised ongi meie plaanid. Vaadake suurelt ekraanilt Joosepit. Okei, väike update. Asjad võtavad oodatust palju kauem aega. Ma jõudsin oma kohvrit pakkida. Ma olen täiesti kindel, ma pean seda ikkagi ümber vaatama, sest et ma natuke liialdan nende riietega, okei. Siis samamoodi skincare, kõik juuksaldustooted, samamoodi ma natuke liialdan, pean võtma vähemaks, pean tegema rohkem neid tooteid väiksemaks, testrit kasutama. Ühesõnaga, sellega ma tegelen homme. Ma parandasin ära 2 paari pükse, vahetasin nööbid ära, nagu panin need nööbid nagu kaugemale, et mul oleks rohkem. Mul oleks vaja tänase ja homsega teha valmis vlog ja teha valmis klassipäevikud Free Flows. Ma olen mõlemaga täiesti alguses, nagu et ma olen teinud nüüd 10% mõlemast. Ühesõnaga, mis ma veel täna teen, on see, et ma värvin oma kulmud ära. Pole seda ammu teinud. Ja samal ajal ma mõtlen, kumma on praegu kindlasti olulisem. No kindlasti olulisem on klassipäevikud, sest ma tahan minna reisile nii, et mul kõik töö tehtud. Nii et ma jään neid siia vorpima. Ja teiega räägime siis juba hommik. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokonapäev. Ja käes on selle vlogi viimane päev. Mul on siis plaanis minna kõigepealt küünteparandusse. Tead üks küüskorda. Siis ma käin tegelikult Trade House'ist ka läbi, ostan uue kammi endale, sest minu vana kamm ei toimi. Ja siis ma lähen annan Free Flows 2 eratundi. Ja siis ma jooksen ruttu Alexelasse, kes siis vlogi on veel jälginud, eks ju, siis produgrupp esineb Alexelas, mõned minu hip-hopi õpilased on ka seal. Ja meil on siis proov koha peal. Teeme see ära. Ja siis ma mõtlesin, et ma äkki jõuan nagu Simona trenni, et siis on nagu suht nagu packed mul kõik see päev. Aga ma ei jõudnud ikkagi mingeid asju tehtud. Mul ei ole töö veel lõpuni tehtud, seega ma ei saa kahjuks minna. Peale proovi ma tulen ikkagi tagasi koju, toimetan lõpuni asjad, siis lähen tagasi Alexelasse, esinevad ära ja siis ma tulen koju ja siis lõpetan selle vlogi ära. Öösel me peaksime siis minema reisile. Ma ei tea, mis selle reisiga on täna. Ja Nete kirjutab, et miks meie lendu ei näita lennujaama seal lehel.
ja siis näitab, et on tühistatud. Lend peaks minema. Okei. Ma ei tea, mis siin toimub, aga ühesõnaga seal näitas, et meie lendu ei ole. Ja siis järsku näitas, et meie lend on tühistatud. Ja kes on näinud minu vloga, siis meil tegelikult, me peaksime täna praegu 1. aprill olema juba Antalyas, aga meil lennud tühistati ja lükati päev edasi. Aga nüüd helistas Kaisa emme sinna, aga kõik on ikkagi korras. Lend peaks minema. Okei. Lihtsalt nagu, what the heck. Ühesõnaga, sellised seiklused siis. Nii et let's go! Reaalselt pole arugi saada. Crazy. Sutsu on erinev, see roheline. Aga täiega hästi. Nice. Sest kohe eskorditakse nad lava taha. Nii, paar tundi on möödas. Ma vahepeal käisin kodus, pakkisin asjad ära, koristasin, tegin tööd. Ja ma väsisin sellest nii ära, sest ma olen terve päev ainult jooksnud ringi. Ja korraks see väike maha istumine tekitas minust sellise energy crushi. Et no, ma ei tea. Ju siis tuleb äkki hea uni lennukis. Vot, aga nüüd lähme siis tagasi Alexelasse. Õnneks ma ei pea ise tantsima. Nii ma saan lihtsalt õpilastele kaasa elada ja filmida. Hei, tüdrukud. Mis me kanname? Free flow või? Davai, 3, 2, 1. Free flow! Ma olen tagasi kodus, asjad on pakitud ja nüüd meie lähme lennujaama. Ja siin ma tõmban selle vlogi kokku. Ja, esinemine läks väga hästi. Video panin enne siia. Väga ilus puhas oli kõik. Nii et ma jäin väga rahule. Ja rohkem polegi midagi. Ma võtan selle meigi maha, panen mugavamad riided selga. Ja siis reisile. Nii et järgmine vlog ongi reisivlog. Enjoy! Nii et tšauki, tšau!